Nii, tervist! Jutud Jannega on täna sellises kauges korvpallimaas nagu Leedus ja Vilniuses ja Johanna on peaaegu jõuluvana juures, et täna on selline eksklusiivne jutuajamine, et Johannal on täna vaba päev ja et tere hommikust kõigepealt. Tere hommikust! No räägi, mis te seal siis ägedat ära teete ja kuidas sa täna oma puhkepäeva naudid? Täna naudin niimoodi, et lähen õue jalutama. Täna meil on üks väheseid päevi, kus on päike ja tegelikult päris krõbe külmakraad, -5 oli hommikul. Ja tulime siia Põhja-Soome selleks, et esimest lund otsida siin juba oktoobris. -5 ja krõbe. No ja kui meil suvel oli siin juba pea 40, siis hetkel vist keha harjub küll sellega, aga eks need võistlused tuleb vahel pidada ju veel krõbedama. Mis on üldse teie spordialal see viimane piir, kui võib minna võistlema? Täiskasvanutel on vist -20, et seal noorteklassides on see kindlasti natuke soojem, aga sinna võetakse veel arvesse ka tuulekülm, nii et see ei ole üldse nagu nii lihtne ja alati on võimalik seda kraadiklaasiga natuke soojendada ja liigutada, et tihti on niimoodi, et kui üks rajaosa on madalamal või kõrgemal, siis see temperatuuri erinevus võib olla päris korralik. Mis on sinu kõige ekstreemsem siis olnud, mis võib-olla lähed starti ja on kõik okei ja siis vahepeal käid, on nagu miinus selline või et appi? Sellist külmaga, no kui ma USA-s olin, siis USA-s oli päris külmasid võistluseid, selline ikka -20 ja seal on see mägedes õhk hästi kuiv, et see mulle kuidagi üldse ei sobi. Aga nagu pigem minu võistlused on ekstreemseks teinud selline tugev tuul, et kui ikka asjad lendavad raja peale ja ise ka vaevu seal raja peal saad olla, et tuul viib minema, et pane või kivid taskusse, et siis need on pigem olnud sellised väga ekstreemsed. Kuidas sellega toime tuled siis? Mis siis on esimene mõte kohe, sest te peate ju veel ka mitte ainult suusatama, vaid on vaja ju täpsust laska. Ja olenebki tiirust, et näiteks Pyeongchangi olümpial meil oli ülitugev tuul peaaegu iga päev. Aga see tiir oli ehitatud täpselt nii, et see oli üsna nagu tuulevaikse koha peal, et mõnel pool olid suured seinad ümber ja taga oli mägi. Ehk siis tuul ei pääsenud sinna tiiru. Loomulikult see tuul mõjutas seal ka, aga nagu see kõige suurem torm pigem ei olnud tiirus. Ja siis tuligi rajal sellega võidelda pigem ja siis tulebki taktika paika panna, et hoida kas kellegi teise taha või külje peale, et natuke tuulevarju saada ja tiirus ka samamoodi, sa pead lihtsalt oma pea panema valmis selleks, et sa võitled, lihtsalt võitled. Nii, ma tahakski jõuda sellega, et see tundub jube lihtne, et ma panen oma pea valmis, aga mis sinna pähe siis valmis pannakse? Et ma tean, et konkurendid kindlasti ka vaatavad, aga sel hetkel, kui see on vaja sinna pähe panna, siis ei aita ka, et kõik konkurendid seda teavad. Just, ja eks selle mentaalse treeninguga ongi nii, et tihti tundub, et ülilihtne, aga seal ongi see suur vahe, et üks asi on see, et sa tead, et seda tuleb teha. Kolmas asi on, sa tead, kuidas seda tuleb teha ja siis lõpuks sa pead sellega õigel hetkel ära tegema ja see on see kõige keerulisem osa, et mis sinna võitlemiseks valmis panna, sa pead ennast tuulise ilma puhul, sa pead panema valmis ennast ebaõnnestumiseks, sest sa oled harjunud, et tavaliselt sa lähed kas puhaste paberitega tiirust minema või mõne üksiku trahviga, siis tuulise ilmaga sa pead olema valmis, et kas või kõik lähevad mööda, kõik lasud mööda, teed seal 5 trahviringi ära ja sa võid ikka täiesti konkurentsis olla, et sa ei tohi alla anda ja sa pead selleks ennast valmis panema. Ja sa peadki kogu aeg olema hetkes, et sa nii kui sa oled need trahvid ära lasknud, teed oma ringid ära ja sa lähed edasi. Mõtled ainult sellele, kuidas sa teed järgmist sammu. Sa tõid nii hästi välja need asjad, et see kolmas just, et seda on vaja harjutada. Et kuidas sina seda harjutad? Sest jah, lund on vähe, eks aastaringselt, aga tegelikult ja sa tõid välja ka selle hetkes olemise. Et kuidas sa seda harjutad? Kas sul on keegi treener, sa teed mingeid harjutusi või sa puhtalt ise teadlikult mingi aja tagant treenid seda? Ma olen teinud koostööd nii spordipsühholoogidega kui ka mentaalse treeningu coachiga Raimo Üleverega eelmine aasta ja varasemalt ka. Ja ma arvan, et koostöö teiste inimestega, see on ülioluline, sest et sa saad sealt need
need nii-öelda tööriistad või need mõttemudelid, mida kasutada. Aga sellest üksi ei piisa, et tegelikult ongi niimoodi, et ma selle spordipsühholoogiga, kellega ma koostööd olen teinud, ma ei tee temaga igapäevaselt koostööd. Me rääkisimegi viimati eelmine talv näiteks, aga need nii-öelda mudelid või nii-öelda tehnikad, neid sa pead nagu kogu aeg pidevalt enda sees praktiseerima ja see on see, mis viib sind tegelikult edule. Et ma tihti, kuna meil on sellised pikad lohisevad treeningud, tihti sa oled seal üksinda, sul on üli palju aega mõelda. Näiteks sõidadki 3 tundi rattaga, sul on aega seal mõelda ükskõik millest. Ja siis tasubki neid mõttemustreid läbi harjutada. Ja teine olukord on kindlasti voodis lebades, et kas õhtul enne magama jäämist või siis lõunapausi ajal, et meil on ka 2 trenni päevas enamasti, siis sa ei tohigi lõunal midagi väga nagu sellist kurnavat teha. Aga tihti ei tule ka nagu täitsa und kohe, siis saadki selle asja läbi mõelda. Ja see ei pea olema alati nagu väga spordiala või spordispetsiifiline, et mõtledki mingid väikseid mõtteharjutusi, et mis mulle meeldib näiteks tuua, et on spiraal ja keerleb silme ees, siis nagu see on mõttepilt, keerleb ühes suunas ja siis harjutus on see, et proovida panna teises suunas keerlema. See ei ole üldse nii lihtne. Oi ei. Ma praegu proovisin kohe kiirelt, et mõtlesin oma selle harjutuse peale ja praegu läks täitsa silme eest kirjuks kohe, nii et aga väga hea. Aga lähme algusesse, kuidas Johanna üldse, ma tean, et sulle meeldis laulda, tantsida ja esineda ja nii nagu ikka kõik noored tüdrukud, aga kuidas see suusatamine, kuidas sport sinuni üldse jõudis? Räägi meile sellest ka. Ma olin noorena selline hästi aktiivne, kogu aeg kõike tegin ja kõigest võtsin osa. Eks ma siiamaani olen natuke selline. Kui ma olin täitsa noorem, siis ema viis meid alati kas rattamatkadele või ma kasvasin üles tegelikult Leesi külas Juminda poolsaarel, mis on siis Harjumaal, mitte Saaremaaga segi jääda. Et seal meil ei olnud sellist bussiliiklust nagu Tallinnas, et iga 5 minuti tagant läheb buss maja eest ja viib siit kuhu tahad. Et seal oli buss käis 2 korda päevas Tallinnast, aga poodi see sellega väga ei saanud või see ei olnud nagu mõttekas või randa või sõbranna juurde. Siis tuligi igale poole minna kas jala või rattaga ja vahemaad olid ka suuremad, kuna hajaasustus on. Ja siis tänu sellele selline aktiivne liikumine oligi nagu igapäevase elu osa. Ja siis ma kolisin ükskord Tallinnasse ja käisin kusjuures võistlustantsutrennis. Mitte tipptasemel ei teinud seda, aga natukene tegin sellised algtööd. Mul ei olnud selles mitte mingisugust annet. Ja siis üks hetk nagu sealt ma tundsin, et ma ei liigu nagu kuhugi sellega. Ja siis ema ka utsitas, et äkki tahad ikka midagi õues teha, et mõtlesime algul kerge jõustikku. Ja siis, kuna mu ema käis kunagi suusatrennis, siis viis mind oma treenerite juurde, Aita Pääsukese juurde ja siis ma täpselt sellel päeval, kui ma pidin esimest korda trenni minema, mäletan hästi, see oli 22. jaanuar, tuli esimene lumi maha. See vist oli märk. See oli märk jah, et sina ja lumi olete kokku loodud, eks? No mul juba nimi on selline, eks ole. Ja just. Et ma sellistesse asjadesse küll nagu väga ei usu, aga samas on sellised lahedad kokkusattumused. Ja siis 2 aastat hiljem, kui ma olin 15, pakkus siis murdmaasuusa treeneri abikaasa, et Johanna, proovi äkki ka laskmist, et tule tiiru, et me olime Haanias ja laagris suvel. Ma ütlesin, et ei, et pole praegu just see, et ma võib-olla järgmine aasta, et ma praegu küll ei tule. Siis ta ütles, et kas sa tuled täna või sa ei tule mitte kunagi, et see on selline võimalus, et kui sa tahad, siis tule ja kui sa ei taha, siis sellist võimalust rohkem ei tule. No ja siis ma läksin ja olin üsnagi müüdud kohe, et mul ei tulnud alguses üldse hästi välja. Esimesel võistlusel ma võib-olla sain 1 märgi pihta, aga ma ei ole kindel, ma rohkem kindlasti ei saanud. Et ma ei olnud üldse nagu hea selles alguses. Aga kas sa oled küsinud, et mis ta nägi sinus, et sa peaksid just täna ja et ta niimoodi sulle ütles? Et mis see oli, mis teda kõnetas, et see tüdruk tuleb saada sinna tiiru? Vot seda ma ei ole küsinud, aga ma tean, et meie vanuseklass, ehk siis nagu 12 tüdrukut, kes olid samal aastal sündinud,
nemad siis kutsuti ka nagu tollel samal päeval ja ma arvan, et ta nägigi seda, et kui sa tahad, siis sa pead nagu nendega koos tulema. Okay. Et ma ei tea, kas ta minus tol hetkel mingisugust talenti nägi, vot seda ma tõesti ei oska öelda. Peaks küsima ta käest. Jah, just küsi ja anna meile siis teada. Ma ei usu, et ta seda isegi mäletab tegelikult. Ma arvan, et ta mäletab ikka, muidu ta ei oleks sulle sellist lauset öelnud. No võib-olla. Nii, aga edasi siis sealt, ja siis olidki müüdud sinna. Jah, ega ma alguses üldse, mul need suusa tulemused ei olnud ka üldse kuskil mingil tasemel, et ma juba natukene lasin püssi ka, aga ma ikkagi põhiliselt talvel võistlesin murdmaavõistlustel. Ja siis kas aasta hiljem või 2 aastat hiljem hakkasid vaikselt nagu tulemused ka paremaks minema. Ja minu jaoks siis oligi, et ma võistlesin nii murdmaas kui ka peatlonis. Ja minu jaoks oli täiesti tavaline, sest meil Eestis lihtsalt oli nii vähe võistlusi ja see oli võimalik. Ja siis nagu selline valik, et kumba teed minna, tuligi põhiliselt sellest, et ma sain 2010 noorte junioride MM-ile laskesuusatamises. Ehk siis nagu sellega, et ma nagu pääsesin esimest korda laskesuusast tiitlivõistlustele, olingi nii-öelda määratud siis laskesuusatajaks. Kuidagi nagu ise ka nägin, läksin välismaale, nägin, mis see tase on, nägin, et mul on võimalusi veel siia jõuda. Samas koondises oli meil ka Kristel Viigipuu, kes on minust paar aastat vanem ja siis sai paari kuu pärast olümpiale. Et sellised nagu, ma nägin seda nagu teerada, mis seal laskesuusatamises on võimalik, et võib-olla sellest see tekkiski. See väikene eduelamus ja näha, et kus see eesmärk edasi viib. Aga sa ütlesid, et alguses oli nagu mitte raske, aga ei olnud nagu tulemust, aga mis see ikkagi motiveeris? Sa tõid välja, et see 2 erinevat ala, et sa said käia 2 erineval võistlusel ja tulemusi nagu ei tulnud, et tulemused võtsid aega ikkagist 2 aastat, aga mis hoidis sind ikkagist trenni juures ja mitte käega lööma ja jälle ala vahetama, nii nagu sul oli selle peotantsuga, eks? Ma ei läinud mitte kunagi tegelikult nagu suusatama selle mõttega, et ma nüüd hakkan seda tippspordina tegema. Et selles tantsus ka pigem oli see, et seal ma kuidagi sattusin järjest nooremate ja noorematega gruppi, me tegime samu asju, ma nagu ei viitsinud. Aga suusatamises ma kogu aeg kuidagi sain edasi areneda või jaksasin nagu rohkem teha kui eelmine kuu või eelmine aasta. Et midagi sellist, et jah, kuidagi selline arenguprotsess oli kogu aeg olemas. Et ma arvan, et see oli see, mis mind seal hoidis. Ja mul ei olnud kunagi nagu just see tulemuse tegemine ei olnud minu jaoks peamine eesmärk tol hetkel. Et ma arvan, et sellepärast see tulemuste puudumine mind ka nagu väga ei morjendanud. Millal see muutus siis? Et sa tundsid, et nüüd ma hakkan tegema tulemuse peale. Kas see võib olla seotud sellega, et sa läksid Audentesesse? Ja miks sa sinna läksid? Kes siit suunas? Minu jaoks oli Audentesse minek siuke väga teistsugune olukord, et mul ei olnudki kordagi sellist hetke, et nüüd ma teen tippsporti, et ma tegin selle teadliku valiku. See kuidagi läks niimoodi samm-sammult. Ma hakkasin koolist hästi palju puuduma, sest ma olin laagrites kogu aeg, sest et need olid täpselt sellised hästi kehva lumega talved ka. Ja siis ma lihtsalt ei olnud kunagi koolis ja tavakoolis õpetajad ei olnud väga õnnelikud selle üle. Et ma põhikooli lõpetasin ära ja 10. klassis käisin ka veel tavakoolis Tallinna Tehnikagümnaasiumis koos Birgitiga. Ja Birgit Piiburiga siis. Birgit Piiburiga, jah. Ja siis mul kuidagi oligi, et õpetajad nagu ei olnud enam nii vastutulelikud ja nad kuidagi ei saanud aru, miks ma seda sporti teen ja et miks see vajalik on, et võiks ikka koolis käia ja haridus on ikka olulisem kui spordi tegemine. Ja minu jaoks on haridus alati väga oluline olnud, aga lihtsalt ma nägin, et ma saan neid ka koos teha, et ma ei pea nagu valima ühte versus teist. Ja kuna ma elasin Tallinnas sellise koha peal, kus tegelikult Tallinna Audentes oli minu jaoks kodule kõige lähem kool, siis see tundus nagu hästi loogiline valik. Ja ma ei tahtnud sinna Otepää Audentesesse minna, sest ma olin nii või naa kogu aeg laagris. Siis ma mõtlesin, ma pean, kui ma sinna veel kooli lähen, siis ma pean seal ka nii-öelda laagris olema. Ja siis ma kuidagi, ja kuna ma olin Tallinna Audentese kõrval põhimõtteliselt elasin, siis tunduski nagu loogiline valik. Läksin kusjuures
ise väikese tüdrukuna või noh, mis ma olin 10. klassi tüdruk, Audentese direktori jutule, et palun, kas oleks võimalik teha sellist erandit, et võtta laskesuusataja Tallinna Audentesesse. Näitasin oma hinded ette, selles mõttes, et mul oli hindetööd täiesti korras. Mul ei olnud puhas viieline, aga mul ei olnud ka probleeme. Näitasin oma hinded ette ja siis ütlesin, mis mu sportlikud tulemused on. Siis ta ütleski, et kui sa saad Audentesesse sisse nagu oma sporditulemuste ja mis seal oli veel vaja mingid inglise keele testid teha, et siis mina ei näe probleemi. Siis ma astusin sisse nagu laskesuusataja ikka, Otepääl tegin katsed ja siis ütlesin, et tegelikult ma tahaks Tallinnasse minna. Ühesõnaga, et sinu spordiala on ainult siis Otepääl, nagu ma aru saan, ja siis ma proovisid saada lihtsalt Tallinnasse ja ehk siis sa treenisid nende programmi järgi ja ka iseseisvalt Tallinnas. No, ma isegi Otepää programmi järgi kunagi ei treeninud, et ma treenisin oma treenerite all edasi, kes olid Tallinnas ja nii-öelda klubi all edasi, aga kuna meil klubi all ka, meil ei ole Tallinnas ju lasketiiru, lund ka väga palju ei ole, siis me olime ikka väga-väga palju laagrites, et iga kuu vähemalt 2 nädalat olime laagrites ära. Ehk siis, kui ma tulin koju, siis ma enamasti nagu 2 trenni päevas ei teinud, et pigem ma kasutasin seda lõunast nii-öelda trennipausi õppimiseks, sest see oli täpselt see aeg, kus ma ei olnud nii-öelda päevast veel väsinud. Ja mul oli täpselt vaja koolis nii-öelda rohkem teha, siis ma kasutasin seda aega pigem õppimiseks, kuigi mõnikord ma ikka käisin ka 2 korda päevas trennis, isegi kui ma kodus olin. Aga kuna me olime tihti 3 nädalat laagris, nädal kodus, siis sul ei olegi mõistlik see kodust nädalat 2 korda päevas trenni teha. Nii, kuidas siis tuli kohe see Ameerika ülikool, et kas keegi jälle sa ise kirjutasid, et ma sooviks sinna tulla ja kas sa ise valisid need välja? Aga kuidas see nagu tuleb, et kui ma praegu, ma isegi ei kujutaks ette, kas mingisugust pakkumisi või kuidas see teie spordialal käib? No kuna ma tegelikult ei läinud kohe peale keskkooli Ameerikasse, ma läksin kõigepealt, kuna ma sain vahetult keskkooli viimasel aastal, jaanuaris ma võistlesin oma esimesel MK-l, ma olin siis 18 ja siis kevadel kohe peale keskkooli lõppu ma hakkasin põhimõtteliselt siis rahvuskoondisega koos treenima, mis on siis põhimõtteliselt täisaeg, et jälle 3 nädalat laagris, nädal kodus, et sul ei jää nagu väga millekski muuks aega. Samas ma ei saanud mitte mingisugust rahastust, ma võib-olla sain, mäletan, ma sain paar kuud aastas, sain 200 eurot stipendiumi, aga sellest ei ela ära, eks ole. Ja siis ma käisin, otsustasin, et mul on vaja ikkagi koolis ka käia. Aga alguses ei tulnud sellest midagi välja, sellepärast, et ma ei olnud mitte kunagi kodus ja natuke on ikka vaja kohal ka olla. Ja siis 2 aastat õnnestus mul käia Tallinna Tehnika kõrgkoolis ja õppisin seal logistikat. Aga siis oli just olnud ära Sotši olümpia. Ma olin seal 20-aastane, mis on suusataja ja laskesuusataja kohta päris noor. Mul läks seal päris hästi, aga endiselt peale olümpiat see rahastus nagu langes veelgi. Ehk siis meil ei olnud treenerit, mul ei olnud koondis, sest põhimõtteliselt kogu koondis jooksis laiali. Ma olin 20-aastane, mis tähendas seda, et ma olin nagu piisavalt noor, et ma nagu ei teadnud veel, mida teha enda eluga, kuidas nagu täiesti ise hakkama saada, aga samas piisavalt vana, et mind eeldati, et ma pean nüüd ise hakkama saama. Samas nagu rahastust absoluutselt ei olnud ja järsku oli... Aga kuidas sa said hakkama siis? No ega väga ei saanudki. Et mingid toetus selles suhtes oli, et ma mäletan, et ma sain ühes korteris elada Otepääl, et ma sain tänu sellele siis Otepääl treenida, ei pidanud selle peale kulutama nii palju. Eks mul oli ka... Sportlane peab sööma ka, see on üks olulisem. Sportlane peab sööma ka. No minu suur rahastus tuli ka sellest, mida ma tegelikult ei ole väga nagu avalikult käsitlenud, et ma sain toitjakaotuspensioni, kuna mu isa lahkus varakult. Ja see oli siis seotud koolis käimisega, et see tegelikult aitas mul väga palju sellist näelda. See ei olnud suur summa, aga nagu kui see toiduraha vähemalt andis, et see oli suur abi kindlasti.
et see oli ma väga tänan, et sa meiega jagad ja see, ma usun, et isa, kes su tegemisi vaatab ja on nagu väga-väga rõõmus selle üle, nii et sa tulid sellest raskest hetkest välja ja oled siin, nagu sa oled praegu, jah. Et sellised asjad on jah, et ma ei ole neid väga nagu avalikult jaganud, aga mis ma arvan, et kuna see ei ole nagu minu sportlaste osa otseselt, samas see on mind kui inimest kindlasti mõjutanud, et see ei ole nagu saladus, aga samas nagu ma ei taha, et see oleks nagu selline vastupidi, see on sind peamine asi, millest kogu aeg räägitakse, et vaene tüdruk. Väga tugevaks teinud, see on sind väga tugevaks olnud, nii et pigem ole uhke selle üle. Ja. Ühesõnaga jah, et see kindlasti aitas mind majanduslikult. Aga samas ma nagu tundsin, et ma ei saa, nagu ma tahtsin, ma olin piisavalt noor, et ma tundsin, et mul on vaja veel väga palju areneda, et oma spordialal paremaks saada. Aga samas mul ei ole Eestis nagu võimalik leida piisavas hulgas sponsoreid, sest mul ei ole veel tulemusi. Ja ma tahan koolis käia, aga kuna ma ei saa Tallinnas treenida või isegi Tartus ei saa väga treenida oma spordiala, siis ma ei saa nagu koolis käia samal ajal ja treenida. Ehk siis ma peangi mõtlema välismaale mineku peale. Plus seal oli ka muid faktoreid, et mu nagu sisemas oli siuke tunne, et ma tahan ära. Ma tahan kuhugi ja ma mõtlesin, et ma olen noor, mind ei hoia veel midagi kinni, et kui minna, siis minna nüüd. Ja siis ma uurisingi erinevaid võimalusi, uurisin nii Euroopast, erinevate klubide juurest, aga eks see kõik tuligi nagu taanduski rahale, et Euroopas ma oleks pidanud enamust sellest eelarvest nagu ise leidma ja mul ei olnud neid ressursse, aga USA ülikooli juures siis oligi see stipendiumi võimalus. Aga ma ei olnud nendele ahvatlev kandidaat, sellepärast et ma tegelikult tegin täiesti teist spordialast. Ma USA-s ülikoolis olin suusatamisega, mitte laskesuusatamisega. Ja tol hetkel ma ei olnud Eestis päris mitu aastat mitte ühtegi murdmaavõistlust võistelnud ja eriti mitte klassikatehnikas. 4 aastat vist ei olnud ühtegi klassikatehnikas võistlust teinud, mis on nende jaoks nagu pooled võistlused, ehk siis väga oluline. Plus mul ei olnud ka nagu FIS punkte, mis on siis, FIS on siis rahvusvaheline suusaliit ja neil on oma selline punktisüsteem, kuna meil ju ajavõrdluses ei saa väga midagi määrata, meil ei ole rekordeid. Ehk siis nagu sa ei saa vaadata nagu seda taset mitte millegi põhjal. Et jah, ma olin küll olümpial käinud, aga teisel spordialal. Ja siis hakkasingi kirjutama USA ülikoolidele. Samas nagu uurisin ja tegin hästi palju eeltööd, vaatasin, et kus on need kohad, kus ma saaksin teoreetiliselt ka laskesuusatamist jätkata, kus ma saaksin tiirus käia võib-olla aeg-ajalt. Ega ma väga ei teadnud, millesse ma ennast mässima hakkan, aga ma uurisin. Ja siis kirjutasingi lõpuks 3 ülikooli. Eks see oligi minu jaoks tingimused, et see peab olema Division 1 ehk siis kõige kõrgema taseme spordiülikool. Seal peab olema suusatamise tiim ja ideaalselt võiks tal olla siis mingisugune laskesuusatamise võimalus lähipiirkonnas. Ja viimane tingimus oli, ma ei tahtnud Alaskale minna. Alaskal on ka 2 päris head suusakooli. Ma teadsin isegi ühte nendest treeneritest, aga see tundus minu jaoks nagu nii kaugel ja kuidagi nagu see tundus minu jaoks nagu varuvariant, et lihtsalt see, et kuidagi nii kauge ja liiga kauge, mitte et Ameerika väga lähedal oleks, aga ma isegi ei oska seda ratsionaalselt põhjendada. Nii ja palju neid tegelikult kokku võttes, kui need 4 arvestades, mitu ülikooli siis oli, mille vahel sul valida? Mul jäi alles 3 ülikooli, kirjutasin kõigisse nendesse 3. Ühest ei saanud üldse vastust. Siis Utahist kirjutati mulle tegelikult, et ootame sind väga, et nad oskasid mu tulemusi siis, kuna sellel treeneril oli ka vist laskesuusaga natuke seost, ta oskas neid mõtestada, neid näha. Aga tuli välja, et nende üks enda siis viimase aasta õpilane või üks õpilane, kes pidi ära minema ainsana, ei läinud ära ja jäi aastaks veel, sai veel aasta siis olla, ehk siis neil ei vabanenud tiimis mitte ühtegi scholarshipi. Ja mul oli seda väga vaja, et ilma ma ei oleks suutnud elu sees USA-sse minna. Ja siis sel hetkel, kui mulle siis Utahist ära öeldi, kirjutati mulle Montanast uuesti ja siis sinna ma lõpuks läksin. Ja sinna ma sain ka tänu sellele, et tolle hetke treeneri hea sõbranna oli laskesuusataja, kes oli minuga siis laskesuusa karussellis, keda ma siis isiklikult ka teadsin.
ja kuna nemad omavahel suhtlesid, küsis minu kohta, et ja ma olen selle tüdrukuga suhelnud, ehk siis lõpuks ikkagi selliste nagu isiklike suhete kaudu jõudsin sinna, kuigi ma sain sellest teada, et mu kohta küsiti alles hiljem. No just nii, et ole inimene ja näed ja oma sõpru ja ole avatud silmadega ja avatud meelega ja kõik on võimalik. Aga kui sa nüüd hetkeks tagasi mõtled, et mis kogemuse sa võtsid nagu Audentisest kaasa? Et mis on need võib-olla need 1-2 väärtust või kogemust, mis sa sellest Audentise ajast kaasa võtad? Mis sind väärtasid? Minu jaoks Audentes oligi, ma võtsin seda ikkagi kui nagu kooli, et jah, see võimaldas mul küll väga hästi sporti teha, aga minu jaoks ta oli ikkagi nagu hariduse omandamise koht. Jah, et loomulikult ta aitas mind spordi tegemise juures, aga peamine eesmärk oli ikkagi kooli lõpetamine ja koolis käimine ja hariduse omandamine. Et võib-olla see oligi nagu peamine õppetund, et ma pean saama sporti ja kooli ühendada ja ma ei tohi teha nagu koolis järeleandmisi selle spordi pärast. Ja ma arvan, et see on nagu olnud päris oluline õppetund, et ma arvan, et paljud või osad noored, kes tulevad Audentesse, mõtlevad, et see on nii-öelda lihtsama vastupanu teed minek. Tegelikult ei ole ja ma arvan, et see on nagu natukene vale suhtumine, sellepärast, et kui sa oled sportlane ja sa ei oska analüüsida, sa ei oska just selliseid nagu igapäevaseid elutoiminguid, siis mingi hetk sul tuleb päris suur jama, isegi sportlasena, et sa pead päris paljusid lepinguid aru saama, nendele alla kirjutama, mõistma, mis nende päris sisu on, oskama ridade vahelt lugeda, kõik sellised asjad, pluss siis sa pead maailmas hakkama saama, keeled, kõik see, et see on kindlasti palju olulisem, kui sa oskad noore teismelisena näha. No just, no näed, see kogemuste pagas, mis sa sealt kaasa said, oli suur, aga Ameerika ülikoolist? Ameerika ülikoolist, ma arvan, et võib-olla peamiselt nagu 2 õppetundi, et esiteks ma hüppasin põhimõtteliselt pea ees vette ja ma ei teadnud, mis mind seal ees ootab. Aga tagantjärgi see tundub nagu hull julge ja võib-olla isegi nagu rumal, mida ma tegin, et millise nagu ettevalmistusega ma sinna läksin. Aga et kas sa võtsid suusa või sa läksid lihtsalt seljakotiga ja oligi kõik? Ma lihtsalt küsin. Seljakotiga ei läinud, aga ma läksin suusakott ja siis tavaline reisikott. Ma isegi oma relva ei saanud kaasa võtta, sest ma ei saanud relva luba õigel ajal korda. See on väga suur protsess, muideks, see ei ole üldse nii lihtne. Aga mul oli ainult 9 ööks hotell broneeritud. Ja ma läksin linna, kus ma ei olnud mitte kunagi varem käinud. Ma ei teadnud mitte midagi. Ehk siis jah, õnneks üks... Aga treener ikka tuli vastu lennujaama? Ei, sest et see tiimitreener oli vahetult oma töö maha pannud ja tuli uus treener. Ehk siis ainuke inimene, kellega ma olin suhelnud, kes oli see treener, teda ka ei olnud enam. Aga nad teadsid, et sa tuled ikka või? Ja leping oli sul alla kirjutatud? Ja leping oli alla kirjutatud, viisa oli olemas, paberid olid korras. Ja ülikooli see rahvusvaheliste tudengite osakond tuli siis mulle vastu, et see transport oli koordineeritud. Aga mina tahaks küsida praegu sinu ema käest otse, et mis selle ema süda tegi, kui ta siin lennuki peale pani ja siis ta teadis ju täpselt või sa emale ei rääkinud neid asju? Ei, ta ikka teadis, aga ma olin juba enne, kui ma läksin USA-sse, ma olin juba 22. Et mul oli natuke ikka elukogemust all. Ma olin nii-öelda iseseisev, ma olen alati väga iseseisev olnud. Ja aga 9 ööks ja siis, aga eks... No mul oli selles mõttes, mul oli plaan olemas, mul olid juba korterid vaadatud valmis, mida ma saan vaatama minna ja ma teadsin, et ma siis lihtsalt broneerin järgmise öö hotellis, et ma päris nagu, mul oli mõte oli olemas, aga lihtsalt ma ei olnud üldse kindel, et kus piirkonnas ma peaksin selle hotelli broneerima ja nii edasi. Ja mul oli inglise keel oli suus päris hästi. Tervitan su ema, igavesti äge. Selleks, et sa selliseks oled kasvanud, see on kindlasti suur tema teene, nii et ta on väga uhke sinu üle. Nii, aga sa jõudsid sinna edasi oma 2 kotiga, nagu öeldakse. Ja
aga just see, et sa saad isegi kõige sellisest keerulisemast või kõige nagu ulmelisest olukorrast nagu välja tulla ja kui sa oled sellesse olukorda nagu sunnitud sattuma, siis see pigem on võimalus kui nii-öelda halb hetk, et jah, mõnikord tundub, et me oleme nüüd kahe seina vahel kinni ja ma olen nagu siia vahele surutud, mida ma nüüd teen, et tegelikult kui sa õpid sealt välja pugema kuidagi viisi, siis sa tegelikult saad nii palju tugevamaks ja paremaks, et see on võib-olla üks peamine õppetund ja teine on selline kultuuriline, et ei ole olemas nagu õiget ja vale viisi, kuidas ühte või teist asja teha, on kaks erinevat viisi ja võib-olla sina eelistad ühte, aga võib-olla sa eelistad seda ainult sellepärast, et sa oled sedasi kogu elu toimetanud. Võib-olla teine viis on teiste jaoks parem või õigemini või mugavam või mis iganes, et just sellist nagu kultuurilist aspekti ka siia tuues. Okei. Nii, aga kui sa nüüd tagasi vaatad, no ja äge ikka, noh. Nii, kuidas siis kulges, kas sa said ka teadlikumaks selle Ameerika aja jooksul, et kas tekkis ka mingi selline, et ma tahan karjääris nüüd edasi liikuda ja mul on nüüd suuremad sihid ja mul on nüüd mitte ainult saada olümpiale, vaid ka võistelda seal, et kas selle Ameerika aja jooksul muutus midagi? Ja äkki sa ütlekski meile ära ka, et mis siis laskesuusatamise ja suusatamise selline kõrgaeg on, et vanuseliselt, et sa läksid sinna, olid 22. Et räägi meile sellest ka natuke. Kui ma olin küll ülikoolis, olin Montanas, aga siis ma suveti treenisin Vermontis ühe klubi juures, mis on väga tugev klubi ja seal oli nii murdmaa kui laskesuusatamine ja pakkusidki sellist nii-öelda suve treeningprogrammi. Aga me treenisime koos koondislastega, nii murdmaa kui laskesuusa koondislastega. Ja sealt, pluss siis koolist ka, sealt ma sain hästi sellise nagu julguse suuremalt mõelda, et me oleme siin väikses riigis ja me tihti näeme, et ma ei julge isegi nii suurelt unistada. Aga ameeriklased tihti julgevad kõrgelt unistada, julgevad selliseid suuri sihte seada ja neid ka kõvasti välja öelda. Et võib-olla ma neid endiselt välja ei julge öelda, aga vähemalt ma julgen nende peale mõelda. Kas see suvine oli siis ka selle sama scholarshipi sees kõik? Ei olnud, see oli eraldi, aga seal olid ka mul põhimõtteliselt kõik kulud kaetud, et tänu sellele see oli võimalik. Et see oli eraldi programm ja eraldi scholarship, et mind kutsutigi suvel sinna siis nii-öelda treeningpartneriks. Okay. Ja kuna minu laskesuusa oskused olid ka juba nagu ikkagi rahvusvahelises karussellis suhteliselt suured, siis seda hinnati. Okei, nii et sa ikkagi teenisid selle oma Ameerika ülikooliga välja. Nii edasi? Ja siis ülikoolis kindlasti, kuna seal, mis paljud arvavadki, et see on mingi spordiülikool, aga tegelikult ju kõik või enamus, või põhimõtteliselt kõik, kes käivad USA-s spordistipendiumil, käivad täiesti tavalistes ülikoolides, et seal on lihtsalt spordiosakond, kus nad ka võistlevad, et tegelikult õppimine toimub koos ju tavaõpilastega. Ja seal ma õppisin ärijuhtimist ja minu jaoks oli ka, see oli väga põnev uus väljakutse õppida teises keeles. Ja seal mulle ka meeldis, et ka äris ja kõiges ameeriklased julgevad ja saavad ka suuremalt mõelda, et kui me võrdleme kas või keskmise äriühingu suurust või äri suurust Eestis ja USA-s, siis isegi meie suured kalad on USA-s väga väikesed kalad, et midagi sellist ja sellist nagu nii-öelda suurelt mõtlemist kindlasti aitas see kogu USA kogemus arendada. Ehk siis kui sa peaksid oma tippsportlase karjääri lõpetama, et siis sul on suurtele kaladele tuua mingisuguseid ettepanekuid ja eeskujusid. Ma kas nüüd kohe lähen ja ütlen, et nii tuleb teha, aga vähemalt mul on nagu sellist võib-olla teist maailmavaadet, mida võib-olla igal eestlasel ei ole, ja just sellist julgust suurelt unistada, et sa ei pea ju kohe ütlema, et ma nüüd tean kõike, aga et vähemalt ma tahan kuhugi sinna või tänna jõuda. Nii, aga mis nüüd on unistused, et te olete praegu laagris, aga mis sinu lähimad 2 aasta unistused on, 2-3 aasta? No
ega ma ütlesin, et ma neid ikka endiselt veel välja ei julge öelda. Ma lihtsalt ise eelistan, et neid sportlikke tulemusi, et kuna meie ala on nii ettearvamatu, siis pigem nagu nii-öelda numbrilisi kohti ei ole mõistlik välja öelda. Aga on sellised võistlused jah, põhiliselt, millele ma keskendun, et seda tuleb meil olümpia ja üsna ruttu peale olümpiat tuleb ka Eestis laskesuusatamise maailmakarika etapp, mis on meie ala jaoks ikka väga suur saavutus, et me saame sellise võistluse korraldada Eestis ja laskesuusatamise maailmakarika etappidest korraldusõigus on väga hinnatud maailmas ja väga mitu korralduskomiteed võitlevad selle õiguse saamise üle, et see on väga suur asi, et see Eestis saab toimuda. Ja sa panustad sinna sportlasena või on sul ka mõned sellised tegevused, et sa saad sellele kaasa aidata, sellele korraldusele või ainult 200% sportlasena? Noh, kuna ma olin alaliidu juhatuses nüüd suvel ja kevadel, siis läbi selle ma ikka natuke rohkem olin kursis, aga üldiselt jah, mul väga suurt sellist teist rolli ei ole, et me aitame erinevate turundustegevustega kindlasti läbi selle, et meie näod on palju pildis, aga sellist, mul lihtsalt selle maailmakarika etapi ajal ei ole aega muud teha kahjuks või õnneks. Täiesti mõistlik, et ma mõtlesingi, et kas ennem tutvustada üldse. No jah, kui me selle korraldusõiguse oleme saame, siis te olete tublisti juba tutvustanud, aga sa mainisid, et sa enam ei ole alaliidu tegev. Juhatuses ei ole, aga ma olen endiselt sportlaste esindaja juhatuse juures, ehk siis ma ei ole küll ametlikult juhatuse liige, aga ikkagi sportlaste esindaja olen. Nii, aga räägi meile siis selle sportlaskomisjoni liikme tööd, et mis sind kõnetab seal ja millele sa tahaksid, millele sa tähelepanu pöörad ja mis su südant valutama paneb seal? No seal ongi kaks eri asja, et üks on see, et ma olen siis oma alaliidu sportlaste esindaja, aga ma olen ka EOK sportlaskomisjonis. Et koroona kevadel siis 2020 valiti sportlaskomisjoni ja mul on alati olnud selline motivatsioonisüsteem nagu minus endas, et mind ei motiveeri selline nii-öelda iseenda eest nagu võitlemine, et loomulikult, kui ma olen väljapääsmatus olukorras, siis ma üritan sealt välja pääseda, aga pigem ma nagu võitlen kellegi teise eest, et see on see, mis mind motiveerib. Ja sellepärast ma tahtsin ka minna sinna sportlaskomisjoni, sest ma tunnetasin, et kuna ma olen õppinud ärijuhtimist, siis ma tean natukene sellist kas või mittetulundusühingute, mis paljuski sport on, aga ka äriliste poolte nii-öelda lepingulisi tavasid või natuke sellist nagu juriidilist poolt selles kõiges. Pluss siis, kuna ma olen juba päris pikalt olnud rahvusvahelises karussellis, siis ma saan ka natuke sealt poolt kogemusi anda ja talisportlasi on üldse pigem vähe, kes on siis nagu sportlaskomisjonis, et ma arvasin, et kui mul on toetus, siis ma olen valmis Eesti sportlaste eest võitlema ja õnneks oli toetust. Väga hea. Kas sa võid juba öelda meile, et nüüd on mingi aeg mööda läinud, et kas sa oled saanud siis oma missioonile ja see, mis sind kõnetab, ka reaalselt midagi ära teha või ikka veel midagi kripeldab? Kindlasti veel kripeldab, et see töö ei ole nii-öelda lihtne, et nüüd nii kohe teeme. Kindlasti on mingeid asju ära tehtud, kas ka nagu isiklikul tasandil, aga ka meie sportlaskomisjoni suurim projekt on, et me saaksime kõikidesse alaliitudesse ka sportlaskomisjonid või siis väiksematesse alaliitudesse sportlaste esindajad, et sportlastele anda suurem hääl ja teadvustada seda, et see on oluline. Mul siin mingi kõva hääl tuli taustale. Ma ei tea, kas sa kuuled seda? Ei, kõik on hästi. Väga hea. Et andagi sportlastele märku, et nende hääl ja nende arvamus on oluline ja sellega peab arvestama, sellest ei tohi üle sõita, sest mis meil Eestis on hästi selline nagu
mingil määral nagu kajastamata probleem on tegelikult see, et väga paljud sportlased peavadki elama õhust ja armastusest, et hästi palju leiab kajastust see, et oi, keegi võitis mingisuguse meeletu auhinnaraha. Enamasti see sportlane on kuskilt välismaalt, kes ei ole üldse eestlane, et Eestis neid sportlasi, kes spordiga nagu päriselt inimlikult teenivad, ma räägin nagu inimlikult ehk siis näiteks Eesti keskmine palki, siis neid on meil väga vähe, väga üksikud, millest on väga kahju ja mina julgeks öelda, et 90+% Eesti sportlastest kahjuks elavad väga vaeselt. Et see, et sul on sponsorautos, ei tähenda seda, et sul on võimalus igapäevaseid arveid maksta või kas või süüa osta. Et see on kahjuks reaalsus ja ma arvan, et läbi selle, et me annamegi sportlastele suurema hääle, saavad nemad võidelda ka oma õiguste eest rohkem. Aga mis veel kui hääle? Mis mõttes hääle? Et sellele ma nagu küsiks kohe juurde, et see on üliäge ja ülioluline ja kui me paneme siia juurde veel naissportlased, eks, kui me paneme selle võrdluse, et saada sinna võrdsuse listile natukene lähemale, siis, aga mida veel saaks ära teha, et mida sa kutsud, Johanna, meid sportlasi veel, et meil on hääl, aga mida me selle häälega saaksime teha veel? Ma arvan, et kus me seda saaks kasutada, et kuna sa oled ärijuhtimist õpetanud, et mis me saame siis kõik koos veel ära teha, et see, et me räägime, on väga hea, aga mingit tegevust. Ma arvan, et selleks, et kui sul on hääl, siis tuleb tähelepanu pöörata sellele, et seda häält ka nagu mõistlikult ja targalt kasutatakse. Ehk siis ma arvan, et väga oluline on, et topeltkarjäär ja sportlastel just see, et me väärtustaksime sportlaste haridust, sportlaste koolis käimist. Me peame selle nii-öelda auasjaks tegema. Ehk siis, kui meil on hääl, siis me peame oskama seda kasutada, ongi. Kuna mul on ärijuhtimise haridus, kõrgharidus, siis ma saan seda kasutada ka oma nii-öelda sporditeel, nii-öelda enda karjääris, aga ka siis nii-öelda teiste eest võitlemisel. Ja ma arvan, et selliseid sportlasi, kellel on võimalus ja kes tahavad omandada haridust või siis olla tegevad ka mingid muus eluvaldkonnas sportlaskarjääri kõrvalt ja paralleelselt, et nad oleksid nii-öelda tavaeluga siis rohkem ühenduses. Et ma arvan, et see on ülioluline, et kui meil juba hääl on, siis me peame seda kasutama ka mõistlikult ja selleks on vaja neid tööriistu, mida saab omandada kas hariduses või siis muudel viisidel ennast arendades. Issand, suur aitäh sulle, et sa sellest et see meie vestluses välja tuli, et väga palju viimase ajal on räägitud sellest kahesest karjäärist ja selle üle on ainult hea meel, aga see peab ka minema reaalsusesse ja see peab minema ka heas mõttes reaalsusesse ja võimalusse juba nooremast east, mitte et see tuleb alles 10. ja 11. klassis, see võimalus areneda tippsportlaseks ja nii mõnigi teadvustab selle tunduvalt varem, eks 5. 6. klassis, et see võimalus oleks siis kohe ja minu jaoks on oluline, et sa tõid välja, et need inimesed, et need kahese karjääri sportlased, nad jäävad spordimaailma ja aitavad seda ärilist poolt just luua selliseks, et mitte, et nad viivad oma teadmised välja, vaid nad jätavad meile, et meie järgmised noored, kes tulevad sinna kahesesse karjääri, neil on, ta teab, selge, mul on kahene tee ja ma saan edukaks, ma saan kindluse nii rahaliselt, mentaalselt kui ka oma eduelamuse. Et see on nüüd see, kuhu tahaks jõuda, et mitte, et me ootame toetajad, vaid need toetajad tulevadki ja me ise toodame sportlastena just ära kasutades neid erinevaid elualasid ja jääkski. Ja me jääksime terveks ja me tahame panustadagi oma spordialasse ja miks mitte ka kõrvalspordialadesse, et üliäge, et ma tean, et see on kohutavalt raske, aga ma soovin sulle kindlalt meelt ja see on nagu väga õige lähenemine, et hoogu juurde sellele ja siis oleme me võrdsemad just maailmataseme spordiseks.
Absoluutselt ja just, et me tooks välja neid häid näiteid, et tihti on praegu ka Eesti spordis jäänud mulje, et kui sportlane läheb kooli, siis tema spordikarjäär kannatab. Mul oli tegelikult vastupidi. Ma tegin nii-öelda valiku kooli minemise kasuks, läksin USA-sse, õppisin rohkem kui täiskoormusega ülikoolis ja tegelikult mu sporditulemused paranesid. Et see ei ole, loomulikult see ei ole garantii, et nii juhtub, aga see ei tähenda, praegu on vastupidi, et kui sportlane hakkas midagi muud tegema, siis ta kindlasti sport kannatab. See ei pruugi üldse nii olla. Tegelikult, kui sa arened mentaalselt või mingil muul viisil, siis tegelikult sa arened ka sportlasena. Et see on omavahel täiesti seotud, et ei tasu karta selliseid valikuid teha. Ja mina lisaks siia juurde ka seda, et see arvamus, et tippsportlane ei saa olla kõrgelt haritud meil kodus ja nagu päris tihti seda peab kuulama ja imestatakse, et ka tippsportlased lõpetavad magistratuuri, doktorantuuri, olles ise tippsportlane. Ja kui nad siis saavad nende keskmisest parema töökoha, siis öeldakse, et ta on kuidagi saanud selle niisama. Just. Mis mõttes ma olen väga hästi oma aega planeerinud, ma olen organiseerinud ja teinud kõik, kannatanud rutiini, mul on omad eesmärgid, ma tegutsen selle nimel iga päev ja see ei ole üldse kerge. Ja ma olen nüüd, nagu öeldakse, mingi hetke saavutanud mingi tulemuse ja mul on siit hea edasi minna ja ma tunnen hästi ennast ka oma töökohal, eks. Et see arusaam peaks ka muutuma, et mitte nii, kui mina lõpetasin, siis Gert Kiili ütles seal lõpukõnes, et ma tean, et te kõik arvate, et sellel ajal, kui meil loengud olid, et olime me kõik trennis. Et no ei olnud ainult trennis ja see tänapäeva maailm näitab, et loengud veebis, sa võid olla ükskõik kus maailma nurgas, sa teed oma treeningu korrektselt ära, sa saad või õppejõud ja kõik tulevad vastu ja sa saad ka väga hea hariduse ja selle nimel minna edasi. Nii et see võiks ka kuidagi muutuda ja natukene tunnustada meid pigem selle eest, et ma ei ole ühe karjääriga, vaid mul on 2 karjääri ja ma olen edukas nendel ja mingid teatud eluetapil, nii nagu Kelly Sildaru tuli või hetkel välja, et ta jätab selle ühe paariks aastaks ja keskendub oma tippsportlasele, aga tal on olemas see paber ja ta teab, mida ta edasi teeb. Ja see enesekindlus ühel noorel naisel annabki selle, et ta teeb väga hea tipptulemuse. Täpselt nii. Ja just see kuidagi kindlus, et sul on olemas elus tagatised, et su elu, kogu su tulevik ei sõltu ainult sellest ühest võistlusest. Väga hea ja väga tore, kui sul see hästi läheb, see on su eesmärk ja sa keskendud sellele väga palju. Aga sa tead, et kui nagu sul on taga pea kuklas see mõte, et aga kui kõik läheb valesti, siis mul on olemas plaan B, mul on olemas plaan C. Et see annab nii palju sellist suuremat kindlust, et sa ei pea nagu kartma, et mis siis saab, kui kõik ei lähe, ma ei tea, sellel kõige olulisemal võistlusel ideaalselt. Et ma arvan, minu puhul vähemalt see on nagu abiks olnud, et ma tean, et jah, loomulikult ma teen kõike, et spordis nagu edukas olla, aga kui see ei peaks õnnestuma, mis iganes vigastused, haigused, kõike võib juhtuda, siis mul on olemas see plaan B või plaan C. Just väga hea, et sa selle jälle välja tõid, aga just, et vigastused käivad spordis, igasugused ebaõnnestumised, aga sellest välja tulek ja edasiminek ongi oluline ja ma siia lõppu lisaks, et kui sul on need plaanid ette teada, siis on ka see tippsportlase karjäärist välja astumine, võib-olla kas siis, kui sa ise ei ole veel valmis, on sul nagu lihtsam ja sa jääd terveks. Et tegelikult me tahame ju, et meie tippsportlased, meie olümpialased, kes on sellises rutiinis ja väga enese piitsutaja heas mõttes rollis olnud, et ta saaks hakkama ja et ta jääks terveks ja ta jääks meie juurde ja innustaks ja motiveeriks ja näitaks, et see kõik on võimalik. Et need terved ja häid sportlaseid oleks just meie väikses riigis rohkem. Eks sa tead ka, et välismaailmas on pahatihti päris palju lugeda, mis nende tippudega siis on juhtunud, kui ta enam ei ole võimeline võitma medaleid. Et see on see ala, mida siis me sooviks ennetada. Ja mul on nii hea meel, et sa seda teed. Aga ma küsikski siia lõppu, et Johanna, et
mis siis 2-3 väärtust, mis sa nendele noortele siis kaasa annaksid, just nendele noortele sportlastele, kes on alles oma karjääri alguses ja kõik ei unista kohe, ei julge unistada, et ma tahan saada olümpiavõitjaks või ma tahan saada selleks, aga et mis see oleks, mis sa neile täna kaasa annaksid? No ma võtangi siit meie vestlusest noppeid, et mis sa ütlesid, et ei julge unistada olümpiavõitjaks saamisest, aga proovi unistada suurelt, et kui su unistus on olla parim Eestis või olla parim oma maakonnas, vallas, oma koolis, oma treeninggrupis, mis iganes, siis võta kõigepealt see ja siis vaata, kuidas sa saad sealt edasi areneda, aga pane endale julge unistus, selline unistus, mis on sinu jaoks väljakutsuv, et kui ma panen sellise unistuse, mis tundub nagu liiga lähedal juba reaalsusele või mida ma juba olen nagu peaaegu saavutanud, siis see ei ole enam motiveeriv. Et pane jah, selline kõrge eesmärk endale, aga sa ei pea seda alati välja ütlema, aga pane see enda sees, nii et sina tead, et sa tahad seda saavutada. Siis on võib-olla ka nii-öelda kindlam tunne. Ja teine väärtus või mõte, mida ma kindlasti soovitan, et haridus ja sport, et kindlasti väärtuste haridust, ära jätta kooli unarusse spordi tõttu. Et sa võid küll laagrites käia, sa võid küll palju puududa, aga saad ka iseseisvalt õppida, eriti tänapäeval, kus meil on nii palju asju internetis olemas ja et kindlasti lõpeta ära vähemalt keskkool ja ka peale keskkooli leia võimalusi, kuidas sa saad ise edasi areneda. See ei pea olema ainult ülikool, see ei ole ainuke variant. Variandid on ka erinevad kursused. Need saab teha hooajaväliselt, mis kestavad võib-olla paar kuud. Leia need võimalused, kuidas sa saad edasi areneda. Just, et see on väga hea moodus anda ka oma peale puhkus nendest võistluspingetest ja nendest mustrite harjutamisest, nagu sa ütlesid, et trennid on nii pikad, lohisevad ja siis, et sellest rutiinist välja tuua ja pakkuda sellist head emotsiooni. Et väga paljud tippsportlased ütlevadki, et nad alati tahavadki minna, et neil ei oleks ainult see sport, nii mõnigi vajab sellist, kas nad siis lähevad keelt õppima, võtavad mingit kursuse, aga et see on nagu selline põnev. Aga mis spordimaailmas võiks, kuna sina seal kõrgel tiirled, et on hea küsida, mis spordimaailmas võiks olla teisiti? No nagu me räägime siin naised Eesti spordis, et ma arvan, et meil on ikkagi väga suur tee veel minna, et naisi esiteks võrdselt kaasata juhtivatele positsioonidele, nii alaliitudes kui rahvusvahelistes alaliitudes, kui ka näiteks treenerite rollidesse. Ja teisalt ka naistele võrdselt tasu maksta. Et pallimängudes on see eriti karm probleem, aga see probleem on ka mujal. Et tihti nähakse, et mehele me nagu peaks tasu maksma, aga naisele mitte või loed mingisugust artiklit, siis pikalt on kirjutatud meeste võistlusest ja ühe lausega on all mainitud ära naiste tulemus või et sellist just nagu võrdset kajastust ja siis läbi selle on võimalik ka nagu võrdsetel alustel siis seda rahalist asja jaotada. Aitäh sulle, aga kuna sina õpid seda ärindust, siis ma sinu käest julgen seda küsimust, aga miks on nii? Kui praegu keegi kuulas, ütles, et okei, aga miks ma peaksin valima sind peatreeneriks, miks ma peaksin maksma sulle võrdsemat palka ja miks sa peaksid saama sinna alaliidu juurde? Sellepärast, et naised on täpselt sama võimekad kui mehed, täpselt sama võimekad, kui mitte mõnikord võimekamadki. Aga just see, et esialgu tasub anda naistele võimalust ja hetkel, miks me oleme sellises olukorras, naistel ei ole antud võrdset võimalust, naiste sporti ei ole võrdselt promotud või siis turustatud, just eriti pallimängudes. Kui meil on meeste spordi, igal pool on olemas bännerid, see kell, see päev on mäng kõikides kanalites, kui tihti sa näed seda naiste spordile. Loomulikult sinna ei tulegi võrdne publiku arv, aga kui me neid võrdselt turundaks, äkki meil siis tuleks. Ja teisalt see ajalooliselt täpselt samamoodi, et fännidel läheb natukene aega, et sellega harjuda, õppida ära spordiala reeglid, õppida ära need näod, õppida neid nii-öelda persoone, sportlasi kui persoone tundma, näha nende taga seda lugu, et sellega läheb natuke aega, aga esialgu meil ei ole isegi antud võrdset võimalust naistele paljudel spordialadel kahjuks. Ma olen väga õnnelik, et laskesuusatamises rahvusvahelisel tasandil on meil seis
just nagu rahastuse ja turundusega suhteliselt okei. Aga kui me vaatame alajuhte, siis absoluutselt mitte. Ma tahtsingi küsida siia lõpetuseks, et mis hästi on, et sa tõid selle välja, et mis hästi on, aga lisaksid veel, et mis spordimaailmas hästi on? Spordimaailmas, mis on hästi? Siin, ma arvan, et see on üsna selline, paljud minuga siin ei nõustu, aga ma tahaks loota ja mina isiklikult südames usun, et me vaikselt liigume järjest puhtama spordi poole. Üliäge. Ma lihtsalt tahan seda loota ja sportlasena ma pean uskuma sellesse puhtasse sporti. Loomulikult tuleb võidelda kõiksuguste dopingu probleemidega, aga kui mina kui sportlane, ma pean uskuma, sest kui see võtab mult motivatsiooni ära, samas kui ma ütlen ka, et kõik panevad dopingut näiteks, siis see tegelikult nii-öelda julgustab või sunnib ka paljusid mõtlema, et ka nemad peavad seda tegema. Üliäge, üliäge. No selle pealt on ikka ülihea minna minul täna mängule ja sinul jälle homme treeningusse, nii et ma väga tänan sind. Et vaatame, et kuidas hooaeg minema hakkab ja sinuga oli nii meeldiv vestelda, et vaatame, saame neid maailma asju arutada veel üks kord. Aga tervita siis oma treeningkaaslased seal, kes sul seal teisel pool on ja rõõmsalt edasi, kui sind kuulata, siis kõik läheb paremuse poole ja kui edasi tegutseda ja edasi uskudes, see on kõik võimalik. Aitäh ka minu poolt ja edu teile mänguks täna. Ja, teile ka. Kogu koondisele. Ja, tšau.